Torupill on naljakas pill selle poolest, et kui sa õpid teda mängima, siis sa pead ka õppima ära, kuidas alustada torupillimängu ja kuidas lõpetada. Milleks on seda vaja niimoodi eraldi õppida? Kohe saad aru. Ilma, et ma üldse oleks tahtnud hakata mängima, juba kostuvad sõrmilise piuksud. Millest see tuleb? No, pilli põhimõte on ju niimoodi, et sa puhud tuulekoti õhku täis ja kui õhku on tuulekotis piisavalt, hakkavadki helisema bordoonid ja sõrmiline. Nüüd, et sellist mitte soovitud piuksumise heli ühe loo algusesse ei tekiks, siis on vaja jälgida, et puhud torupillikoti peaaegu õhku täis ja kui tunned, et on, ütleme nii, 3/4 täitunud õhuga, siis pead käega järsku suruma, et tekiks soovitud noot ja soovitud torupilliheli. Umbes 3/4 G-noot. Lihtne. Samamoodi pead natukene ette mõtlema, kui tahad torupilli lugu ära lõpetada. Ei tohi jääda jälle õhku väga palju siia tuulekotti, et sõrmiline jääb lihtsalt oma häält tegema. Selle tarvis pead natukene ette mõtlema, torupillikoti võimalikult, võib-olla isegi juba poole peale tühjaks, vajutama ja järsku käe tõstma. See tähendabki, et loo lõpus juurde puhuda siia tuulekoti õhku ei maksaks. Vanasti traditsiooniliselt olid isegi alguses pillimängijatel väikesed trillerdused, eelmängud. Kus nad arvatavasti proovisid siis kas sõrmiline, kas piuk, keel, torupillikeel töötab, kas sõrmed on ilusasti sõrme avade peal, kas tuulekott laseb õhku läbi või ei lase õhku läbi, kas kõik toimib. Ja kui nad tundsid, et kõik on nii nagu vaja, siis alustasid pillimängu. Ja samamoodi tegelikult lugude lõpp ei saanud lõppeda järsku, sest torupillikotis oli veel õhku ja oli vaja mängida mingi trillerdust, et ei jääks kõlama mitte soovitud torupilliheli. Kui on tahtmine lugude vahepeal teha pause, see on ka võimalik ja täpselt pead siis välja arvestama, kui palju võib sul õhku olla tuulekotis, mis hetkel sa kätt tõstad ja mis hetkel sa peale siis vajutad. Jällegi, head katsetamist!